Tšau! Eelmine nädal ma rääkisin teile ühest jooga alustajalast jaamadest ja siis jaama esimene asi oli vägivallatus ehk ahimsa. Ja täna ma tahaksin rääkida satyast ehk siis tõest, mis on siis ka väga-väga oluline, et oma joogateekonnal edasi areneda, siis tuleks jälgida seda tõe printsiipi. Ja mida see siis endast tähendab? See tõe printsiip tähendab seda, et me peaksime oma kõnes, oma tegudes, oma mõtetes jääma tõetruuks. Ja võib-olla siis esimene harjutus, mis ma teile annaks, ongi, et iga õhtu mõelda järgmise nädala jooksul, et kas ma olin oma tegudes ja oma mõtetes tõene. Ja tõene siis nii iseenda suhtes kui teiste inimeste suhtes. Ja mida võiks teha, siis on see, et iga kord enne, kui sa räägid, sa tõesti mõtled, et see, mida sa hakkad välja ütlema, kas see on tõsi. Et vältida just seda, et me lihtsalt anname hinnanguid, klatšime, räägime edasi, mida keegi teine arvab, kontrollimata, et kas on tõene või võib-olla isegi uskumata, et see on tõene, aga esitame seda tõe pähe teistele. Ja samamoodi meie teod, et kui me ütleme näiteks teistele või anname kuidagi mõista, et me teeme midagi, mida meil tegelikult pole plaanis isegi teha, kindlasti me ei tee, et siis ja teised kuidagi mõistavad. Ühesõnaga jah, et me anname nagu mõista, et me teeme asju, mida me tegelikult ei tee, et ka see tähendab, et me tegelikult valetame. Ja kõige rohkem, ma arvan, väljakutse ongi võib-olla sõnades, sellepärast, et tihti me anname hinnanguid inimestele ja tegudele ja uudistele ja kõigile muule, mida me enda ümber näeme ja nii-öelda paneme selle enda kastmesse ja esitame tõe pähe kui fakte. Ja teine asi, mida selle tõe rääkimisega tuleks tähele panna, on see, et samal ajal, kui me räägime tõtt, et me ei läheks vastuollu selle vägivallatuse printsiibiga. Ehk siis me kaalume ka seda, kas meie sõnad, mida me kavatseme öelda, teevad kellelegi väga haiget. Et kui see nii on, siis peaks ka läbi mõtlema, et kuidas me seda tõde ütleme. Et seda mitte nii-öelda paisata teiste inimeste peale, tehes neile väga palju haiget ja võib-olla paisates segi nende elu. Et tõde saab öelda mitut moodi. Et tuleks siis valida nii-öelda vägivallatu moodus. Aga täna ongi selline väga lühike video ja tegelikult hästi sügav teema. Et kutsun teid siis üles jälgima iseennast, oma mõtteid, jääma autentseks ja tõesti valima hästi hoolikalt, mida me ütleme ja kuidas me ütleme. Aga tšau! Ilusat nädalavahetust teile!